rahvas siin, et Timmi. By the way, kui selles videos on mingi background noise, siis selles videos on background noise, ma tegin õde kõrvaltoas ja teises kõrvaltoas on ema, nii et võib background noise olla. Ma ei tea, mulle päriselt meeldib toas teha videoid, nii et aga võib-olla mõned järgmised videod on jälle õues. Ma ei tea. Aga honesti, täna me räägime minu arust kõige huvitavamate teemade peale, ehk siis vandenõuteooriad ja uskuge või mitte, siis esimest korda inimajaloos ma lugesin raamatut selle jaoks. Mul küll nagu mingi väga... Ma näitan teile. Vot see raamat siin. Lahendamata vandenõud. Oota, kas... Ma ei tea, kas... Okei. Aga nüüd ma esimest korda lugesin raamatut, nii et... Kes me saame siis nagu kohe mingi videosse minna või... Ma ei tea, lihtsalt vaatame, mida tuleviku himad välja mõtleb. 2. novembril aastal 1963 Texase osariigis Dallase linnas Steasi plaasal kell 12:10 lasti üks, võib-olla rohkem, võib-olla ongi ainult üks kuuli. Kelle pihta need kuulid tulistati? Selleaegse presidendi John F. Kennedy pihta. Tapeti ära ja sellepärast ma sellest räägingi, kuna nagu, ma ei tea, see oli väga huvitav teema siin raamatus ja see on reaalselt ainus põhjus, see oli nii fucking huvitav. Aga siis main informatsioon selle kohta, nagu see official informatsioon selle kohta on see, et Lee Harvey Oswald tulistas teda ühe maja mitmendal korral. Ma ei mäleta mitmendal korral, mingil korral see pole nii tähtis. Aga see Lee Harvey Oswald, see pole 100%. Valitsus ütleb, et nojah, see oli tema. See pole kindlaks tehtud. Lee Harvey Oswald ise mõnda aega pärast seda, kui ta oli linnavanglasse, teda tulistati ja ööklubi omaniku poolt, kes oli ka väga lähedal maffiaga. Ja see on jälle päris informatsioon siin. Aga siis on ka see üks teooria, nii-öelda see Babuška lady, mis on see Nõukogude Liit üritas teda ära tappa, mis on minu arust see, ma üritan ikka oma arvamusid videost välja jätta, aga ma ei tea, see tundub minu jaoks päris loogiline. Nõukogude Liit tahtis ära tappa, aga see Babuška lady oli, ma ei tea, tal oli põhiliselt teda nähti kaameraga John F. Kennedy't filmimas, tema kohta pole rohkem saadud. Ja on lihtsalt inimesed, sellel pole nii palju proofi, aga see lihtsalt tundub nii loogiline. Keegi pole teada saanud, kes ta oli, aga lihtsalt teatakse, et filmis seda videot ei saadud kunagi kätte. Ja siis, kui sa tahad eriti vürtsika vandenõuteooria leida, siis seda on, kuidas ma seda ütlekski siin, nagu see on juba keeruline. Iisrael tappis ta, või see on, mida mõned inimesed ütlevad. Nagu tänapäeval pooled vandenõuteooriad millegipärast inimesed väga armastavad, millegipärast juutidega jälle kukutada. Mul pole aimugi miks, aga I guess mõned inimesed usuvad. Ja siis on ka väga kuulus vandenõuga on see, et lihtsalt Fidel Castro tahtis ta maha tappa ja ta kuidagi saigi. Is finally see viimane on see, et Lyndon B. Johnson selle orkestreeris atendaadiseks, et tema saaks presidendiks. See on siis John F. Kennedy kohta kõik
praeguseks. Loodan, et see jääb ka nii. 11. septembri hommikul aastal 2001 toimus terrorirünnak World Trade Centeril. Suri peaaegu 3000 inimest. See on nagu official see info. Hiljem pandi selle terrorirünnakule nimeks 9/11 ja see on siiani kas kõige suurem või üks kõige suurematest terrorismirünnakutest inimajaloos. Vist ongi kõige suurem. Ja sellega tuli kaasa sitaks palju vandenõuteooriasi. See on kõik need tavalised asjad, nagu need mingi, et USA valitsus tegi selleks, et Iraak vist oli ja Iraakis mingi maagaasi saab, sest et raha on nii suur motivatsioon tänapäeval peaaegu igale inimesele. Ja siis on ka need, siis pakkuge, millest veel nad tegid vandenõuteooriasi. Jep, need inimesed tegid ka juutidest vandenõuteooriasi. Ma ei saa, miks oled just no, mis mõttes, et jäta selle vahele, see on liiga sensitive topic vist sellel. Aga see main proof sellel inside job teooria on see, et Twin Towerite omanik, see alles paar päeva enne seda sai selle maximum insurance, mis iganes, ma ei tea, mis insurance, ja siis kui need Twin Toweri maha kukkusid, siis ta sai seest räigelt raha seal firmalt, mida seda insurance'it, mis iganes see oli, igatahes ta sai räigelt raha. See oli ka ainus hommik, kus ta mingi päriselt Twin Toweritesse ei läinud tööle, nagu ainus vist. See on kõik nii veider topic, millest rääkida. Aga siis on umbes need main vandenõuteooriad. On alati neid muus asju ka, neid väga veidraid asju, aga ma neid ei hakka coverima ilmselt see, sest kuna need on lihtsalt nagu liiga niche, tead küll nagu. 1943. aasta oktoobris väidetavalt võttis aset Philadelphia eksperiment. Vot see on ilmselt kõige ebarealistlikum üheski vandenõuteooriast, mis ma siin üldse täna räägin. Kuna see on paku, mille kohta see on äkki mingi massirelva tegemine, äkki seal oli väga palju inimesi, äkki midagi väga ei, nad üritasid fucking ajaruumi hävitada, nagu põhiliselt. Aga siis selle vandenõuteooria läbi, siis põhiliselt nad suutsid kuidagi panna ühte laeva kaduma mingi 100 kilomeetri kaudu, rohkemgi kui 100 kilomeetri kaudu, Riia piirima ja siis tagasi sinna tulema. Ja see oli välja, siis arvati, et see laev on mingi haunted või mis iganes. Ma jätan selle segmendi üsna lühikeseks, kuna see on päriselt lihtsalt nii absurdne, nagu see on äkki, ma ei tea, aga see on nagu nii absurdne teooria. Või ükskõik, mida ma ütlen seejuures, et see on ka nagu see on kõik teooriad ja siis sellest ühest vandenõuteooriast on 70. Kas te ütlesid, et seal on ka juudid, siis nad on reaalselt igas vandenõuteoorias, millegipärast nagu ma ei tee nalja. Nagu, oota, ma vaatan, võib-olla leiab veel midagi. Nagu, nad tulevad. 20. juulil aastal 1916 toimus New Yorki sadamas
as plahvatus. Black Tommy plahvatus. See oli nagu väga suur plahvatus, nagu aru saada, mulle sellest on eraldi vande nagu. Siis muidu seal pole kindlaks tehtud, aga inimesed arvavad, et seal on tegus Saksa agendid olid. Spicy. Sellel ühel teoorial ma ei leidnud nii palju, kuna sellel ongi ainult üks teooria ja üllatavalt selles ühes teoorias polegi juudid seotud, mis on väga üllatav, kuna jälle inimesed lihtsalt toobivad neid igasse vandenõu teooriasse. Aga vot see vandenõu teooria, mille mina leidsin, on selle kohta, et Saksa agent Franz von Richtlen, ütleme Franz von Richtlen, siis oli väga palju veidrat sitta korraldas seal, mis sidus teda selle Black Tommy plahvatuse. No see on päris eeda, kui Saksa agent USA-s teeb veidraid asju New Yorgis ja siis nagu juba veid, no see on nagu okei. Ja siis paar päeva pärast seda lendab üks asi nagu full on fucking nagu taevasse õhku. Tundub ju tiba suspicious, eks ju. Aga sellel ongi põhiliselt ainult üks teooria, kuna see on põhiliselt ikka päriselt ikka ilmselt see vandenõuteooria, seegi pole õige. Seal pole lihtsalt nagu nii palju teooriaid. Ma leidsin ka väga palju muusi teooriaid sellest ühest peatükist. Aga ma tahtsin lihtsalt millegist rääkida, millel polnud 1000 teooriat ja millel polnud 1000 juudi teooriat. Miks nad? Tead, mis mõtlesid, jääb vaid sellel teemal hetkeks nagu. Ja järgmine segment on tõeliselt mahlakas. Fucking Illuminati! See on vist kõige tuntum vandenõu terves inimajaloos. Nagu iga inim ja tema ema, vanaema, isegi ilmselt tema surnud vana-vanaisa teab sellest. Isegi vana-vana-vanaisa või mis iganes, see on lihtsalt nii tuntud vandenõu. Aga siin on umbes, mis officially juhtus. See on nagu officially, aga ma ka kinda usun tiba sellesse Illuminatisse, tiba ainult. Et aastal 1776 algas siis Illuminati ja officially see läks laiali ainult 10 aastat pärast selle foundimist. Aga selle aja jooksul see on päris see tegelikult võis kesta veel väga edasi. Väga kaua. See on väidetavalt nende nii-öelda esimesed kõige suuremad asja, millega päriselt hakkama said, olid see USA vabadussõda, et nad said selle asja käima, kuna see tõi nii palju positiiv asju nende Illuminati jaoks. Ja ma hiljem räägin tiba sellest edasi. Aga praegu ma räägin ka sellest, et nad ilmselt, siin on, et üks nende asju, mida inimesed ütlevad, et on ilmselt kõige realistlikum nende kohta, on see, nad korraldasid Prantsuse revolutsiooni. Ja ma usun sellesse, nagu kuna nende põhiline see töö mõte oligi ju see, et saada kuninga maha, et oleks üks selline valitsus, eraldi mitte kuningas. Ja sellised väga demokraatlik asi, aga nagu mitte päriselt lihtsalt nagu, et nemad. Saaks öelda, et see on demokraatia ise valitsevad. Aga siis on see main asi. Mõned ütlevad, et see on tänapäevani seesama Illuminati, aga mina isiklikult arvan, et kui see asi nagu Illuminati oleks veel olemaski,
siis see sai rebränditud nimega siin me võtame vastu Kolp ja Kondid selle grupi, mis on üks grupp Yale'se ülikoolis Ameerika Ühendriikides. See võetakse iga aasta vastu ainult mõned inimesed ja nad on kõik saanud poliitikuteks ja ärimeesteks ja väga palju see edu ka nendest. See on nagu reaalselt, George W. Bush oli ka seal grupis. Kes oli üldse 9/11 ajal see Ameerika president? George W. Bush, ma ei ütle, et ta tegi midagi, aga 2 vandenõuteooriat nagu ühes nagu. George Bush oli siis äkki Illuminaati osa. Ma oleks täna tegelikult tahtnud ühest sellest vandenõuteooriast veel rääkida, aga kahjuks ei jõua. Võib-olla teen nagu part 2 sellele kunagi, aga vaatame siis. Aga seniks, võib-olla ma räägin kunagi Illuminatis eraldi videos, see on nii suur teema. Seniks minge õue, hingake värsket õhku ja tšaubab ka.